Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis siin neitsidel on tulemas siis lähitulevikus suhetes ja armastuses. Mis siit on tulemas neitsidele? No nii, mitu kaarti siin on? 6, 1 kaart lõpetusse. Mis on lõpukaart? Lõpukaart neitsidele. Ahaa, lõpukaarti ei tahtnudki tulla tagurpidi, nii et võtame siit tagurpidised kaardid lõpetuseks selles järjekorras, nagu nad enam-vähem siin on, ja hakkame siit ülevalt vaatama. Ma nüüd ei ole päris kindel, kumb kaart tuli enne, aga vist oli ikkagi kaarik tuli enne ja esimese kaardina välja anda siis neitsile kaariku kaart. Ja kaarik näitab mingit sükest edukust, võidukust, enesekindlust kindlasti ja sükest tegutsemist. See võib olla natukene kahe vahel olev kaart, sest siin on mustobune ja valgobune. Mõnes mõttes see võib olla natukene kellegi jaoks veits liiga palju minevikus kinni olemise kaart, et keegi peaks siin minevikust lahti laskma ja liikuma tuleviku suunas. Muidugi kaarikuga tasub natukene ettevaatlik ka olla, sest see on siuke enesekindel ja tegutsev ja võidukas energia, aga see võib tähendada negatiivse poole pealt seda, et keegi üritab teile meelega nagu halba nõu anda, et teie siukest nagu edukust justkui peatada või siis aeglustada, et te peate siin rohkem iseennast usaldama ja enda sisetunnet ja selles suunas siis nagu liikuma. Muidugi selle peale kohe teise kaardina on siin neitside jaoks väljas ka mõõkade 7. Mõõkade 7 on natukene negatiivse poole pealt siuke valede, varguste, saladuste, petmiste kaart. Et peate olema tõesti natukene ettevaatlik. Samas muidugi see mõõkade 7 ei ole tihti just siuke negatiivne kaart. Et mõõkade 7 on väga tihti ka siuke nagu taktikalise käitumise kaart. Ja mõõkade 7 võib nagu öelda seda, et kui te siiamaani ei ole enda olukorras nagu olnud edukas, siis tasub kasutada mingit täiesti uut nagu lähenemist või taktikat selles olukorras siis. Ja see võib kaasa tuua teile palju kiirema nagu edukuse, et üritage siis justkui nagu mõelda kastist väljapoole. Nüüd samas kolmanda kaardina tuleb siia esimesse ritta neitside jaoks välja mõõkade kuningas. Ja mõõkade kuningas on siis hästi siuke nagu mentaalne isik, et mõõgad näitavad alati siukest mentaalset energiat, samas mõõgad on head suhtluskaardid. Tegemist on hästi siis iseseisva inimesega, hästi siukse sihikindla inimesega, aus õiglase inimesega, samas siuke terav taip, nutikas, kaval võib-olla, eks ju. Ja muidugi võib-olla siis otsekohes ütlemisega inimene või siuke ennast kehtestav inimene on mõõkade kuningas. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis on see kindlasti teie energia või võite te peatselt saavutada selle energia, aga kindlasti paljude jaoks võib see olla ka siuke austaja, partner, lähedane isik, midagi taolist. Tegemist on küll meesenergia kaardiga, samas meesenergiat on mõlemal sugupoolel, et võib see mõlema nii-öelda sugupoole jaoks siis tähendada siukest nagu austaja või partneri energiat. Mis nüüd aga teeb olukorra põnevaks on see, et teist rida alustame me siit hoopis müntide kuningaga ja tuleb siia nüüd 2 nagu kuningat, et ühelt poolt see võib tähendada seda, et keegi läheb ühest energiast üle teise energiasse, aga võib siin olla tegemist 2 isikuga, siin võib olla 2 meesterahvast, üks nendest meesenergiatest võib ka olla naisterahvas. Samamoodi võib see müntide emand või müntide kuningas olla justkui nagu naisterahva energia, eriti kui tegemist on siukse nagu karjääri tegeva naisterahvaga, sest müntide kuningas näitab alati siukest stabiilset, turvalist, usaldusväärset, hoolivat ja leidlikku inimest. Mündid võivad näidata ka head õnne, aga kindlasti siukest head materiaalset järge või küllust või siis viljakust
viljakust, viljakus võib ka olla raseduse energia, eks ju. Et võimalusi on siin tõesti nagu palju, aga kummas energiast ennast ära tunnete, muidugi võite te neid energiaid ise siin nagu vahetada kokkuvõttes, aga võimalusi on siis mõlemalt poolt ja väga võimalik on siin see, et hoopis tegemist on ühe inimesega minevikust ja teine inimene on siis mingi olevikus olev inimene. Ja siin võib olla mingeid valikuid, sellepärast et teise kaardina, teise ritta on neitside jaoks tulnud välja sauade 2. Ja kahed on niisugused valikuvõimaluse kaardid või kahe vahel oleku kaardid. Samas sauade 2 on rohkem just selline nagu valiku ära tegemise kaart, sest ta on haaranud siin ühest sauast ja teine sau on jäänud siia toa nurka nagu seisma. Ja inimene vaatab aknast välja mingisse nagu kaugusesse. See kaugus võib tähendada siin mingit pikemat vahemaad, võib-olla ka mingit netisuhtlust. Siin all on, eks ju, reisibuss ja gloobus. See võib tähendada ka mingit reisimist, samamoodi seda pikemat vahemaad, eks ju. Aga ka kolimist või lihtsalt mingit asukoha muutmist. Võib-olla keegi muudab mingit töökohta, läheb kuhugi uude kohta tööle, see tähendab natukene mingit teist asukohta. Et siin midagi võib juhtuda või keegi võib tutvuda kellegiga, kui ta muudab enda nagu mingit asukohta. Et see ei tähenda alati seda, et peab kolima või reisima, eks ju. Et võib ka minna lihtsalt teise linna, aga mingi võimalus siin on, et keegi siis tegutseb mingi võimaluse nimel, et sauad on hästi aktiivsed, loovad ja kirglikud ja see aktiivsus näitab tegutsemist. Ja tuleb siin ka selvust ja lahendusi, sest teise rea lõpetab siis neitside jaoks ära mõõkade äss ja ülimalt hea mentaalne energia ja selgus ja illusioonidest vabanemine. Võib ka tähendada mingit väga head nagu suhtlust, et mõõkade kuningal oligi ka siin väga hea siuke nagu suhtluse energia, et mingi suhtlus võib siin avaneda, võivad tulla selgused, lahendused, kui on mingid asjad, kus ei ole olnud nagu vastuseid, siis need vastused peaksid tulema. Muidugi nüüd ässad, eks ju, on võimekad ja edukad ja siuksed kaardid, et mõõkade äss on ka väga hea siuke uute alguste või uute võimaluste nagu kaart. Et kui te olete siin neitsid mõelnud midagi nagu proovida või katsetada, siis ma vähemalt soovitaks nagu proovida, sest mõõkade äss võib siin öelda nagu seda, et midagi hakkab kellelgi nagu hästi kiiresti arenema. Et minul ka näiteks see Taro kanal, et ma tegin esimese video ära ja ma sain päris kiiresti mingi 100 jälgijat ja päris kiiresti mingi paari kuuga sain 1000 nagu täis, et ma ei oodanud seda üldse, aga lihtsalt juhtus nagu niimoodi ja läks nagu hästi, et samamoodi lihtsalt proovige natukene aega midagi teha või üritada ja see võib tuua teile mingi väga suure edukuse ja võidukuse siin selle mõõkade ässaga. Muidugi nüüd kolmas rida, neitsid, tuleb siin esimesena kohe välja rippuv mees või poodu ja see näitab natukene segadustunnet või segaseid emotsioone, tundeid, eks ju, et see kaart kindlasti on siuke kaart, mis ütleb, et ei tohi siin nagu kiirustada. Tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja see kaart ütleb, et kui te tunnete ennast emotsionaalsena või kurvana või isegi kurjana, siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid hetki või neid otsuseid, et tasub siin kindlasti ennem nagu maha rahuneda. Ja võib-olla see kaart üritab rohkem öelda, et ärge laske müral ennast häirida, et see müra, mis teie ümber toimub, et lülitage see välja ja ärge laske ennast nagu häirida ja pigem tehke siin nagu siukseid läbimõeldud otsuseid ja valikuid, sest ma arvan, et muidu te võite siin mingi vale emotsionaalse otsuse nagu teha. Samas, kuna siin on nagu mõõkade äss, siis ma arvan, et siin midagi väga hullu ei saa olla, et peaks need selgused lahendused ikkagi tulema. Ja vau, nüüd üllatab mind neitsid, sellepärast, et tuleb siin võib-olla lõvi tähtkujule natukene sarnane, muidugi lõvid olid siin täpselt just enne neitsid sündinud, on ju, et siin võib ka side olla neitside ja lõvide vahel, aga tuleb siit välja eelviimase kaardina müntide emand ja müntide kuningas loovad siis justkui nagu ideaalse paarilisuse ja mõlemad on hästi usaldavad, hoolivad isikud. Muidugi emand nüüd natukene rohkem siuke emalik energia, siis naiselik energia, kindlasti ikkagi siis siuke stabiilne, turvaline isik, mündid näitavad head õnne, materiaalset järge, no stabiilsust, turvalisust ja muidugi küllust, rikkust, aga samas ka nagu viljakust ja viljakus võib olla tõesti siin nagu raseduse energia, et neitsil siin võimalusi on ja täpselt ka mõlema sugupoole pealt, et on nii müntide või tähendab müntide kui mõõkade kuningas siin väljas, aga müntide emand on ka siis, mis peaks tegelikult müntide kuningaga looma selle ideaalse paarilisuse ja nagu ma ütlesin, siin kaariku peal on 2 hobust, et üks on valge, teine on must, et see must hobune võibki olla mingi inimene minevikus siin selle mõõkade kuninga näol. Et siin mõõkade kuninga pildi peal on ka must vares on siin torni otsas, aga müntide kuningal on pruun hunt, eks ju, või siuke natukene ka heledam, mitte siis päris must, on ju. Et ma ei tea, võimalusi siin on, eks ise teate paremini, mis teie olukorras toimub, aga lõpptulemus on kindlasti edukas, sest et neitside jaoks viimase kaardina tuleb välja karikate 9
ja karikate 9 on sihuke seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart või räägib see kaart siis soovide täitumisest ja hästi positiivsetest nagu emotsioonidest. See kaart põhimõtteliselt ütlebki siis seda, et keegi satub sellisesse olukorda, et ta tunneb, et justkui ta nagu mingi elusoov või suur unistus on täitunud. Et selles mõttes hästi nagu positiivne energia ja kui kellegi soov on siin leida justkui mingi sihuke hingesugulane või ideaalne partner, siis tundub, muidugi see võib ka olla mingi tööside või suhe, sest tegemist on müntidega, müntide emand ja müntide kuningas, mees ja naisenergia. Muidugi need võivad ka olla samast nii-öelda soost isikud, aga ma ei tea, võimalusi on siin palju, et te ise teate paremini, mis teie olukord on. Lihtsalt ei tasu siin liigselt kiirustada, tasub teha läbimõeldud otsuseid, muidugi tasub olla siis kaarikukaardiga enesekindel, tegutseda edasi enda kindlas suunas ja mõõkade asjaga siis tasub proovida üritada, sest võidukad uued algused ja selgus ja võib-olla siis ka mingite olukordade lahenemine on siit tulemas. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.